Ja küsimus on kõigile, hakkame sealt otsast peale siis kohe rohkem tehnoloogiat ja rohkem ohutust. Kuidas need kaks asja siis kokku lähevad? On teil mikrofon? Nii, palun. On hakkasid üle. Rohkem ohutust, rohkem tehnoloogiat, rohkem ohutust autonduse kontekstis, siis Eestis me oleme väga vähe kokkupuutes autotööstusega võrreldes siis teiste suurte Euroopa riikidega. Et meie nagu selline teadmus või nägemus sellest, mida autotööstus teeb ühiskonnas üldiselt on suhteliselt kitsas. Ja kui me vaatame seda, et kuidas neid autosid valmistatakse ja kui palju sellesse, ütleme sellisesse ohutusse siis Euroopas investeeritud on, et see regulatsioon on väga lai ja väga põhjalik, et alates siis Euroopa Liidu direktiividest, ÜRO majanduskomisjoni regulatsioonidest on siis ära reguleeritud kõik omadused, mis autol peavad olema selleks, et oleks tee peal ohutu, et inimesed saaksid seda toodet kasutada ohutult ja kui juhtub kõige hullem, me satume näiteks õnnetusse, et see auto ka selles õnnetuses käitus võimalikult ohutult ja see, ütleme selline regulatsioonide ja arenduse maht seal taga on tohutu. Tahtsin välja tuua ka näiteks ÜRO majanduskomisjoni reeglistikust on juba sellised asjad reguleeritud nagu kõrgetasemeline hädapidurdussüsteem või siis sõidurajalt kõrvale kaldumise süsteem ja nii edasi, et seal on väga konkreetsed juba tüübikinnituskatse tingimused, et millele see auto peavad vastama. Ja samamoodi autotööstuses väga ulatuslikult juba standardiseeritakse kõiki neid uusi tehnoloogiaid, et no näiteks kõik, mis on siis selline elektrooniline juhtimine, on ISO 26262 standardiga, mõne numbri ütlen välja ka, et me siis auto riistvara ja tarkvara peab kogu aeg käituma ohutult ja see on väga ulatuslik ja lai standard, mida autotööstuses jälgitakse ja siinkohal mainiks ära ka, et uute sõidukite arenduse mahust praegu umbes pool on tarkvara arendus. Et kui varem oli see mehaanikaarenduse maht oli tohutult suur, siis praegu juba varsti üle poole on puhtalt tarkvaraarendus seal juures. Siis selliste juhiabi ja tehisintellektide poolt juhitud süsteemide standardiseerimine, et mismoodi neid peab katsetama, millistele nõuetele nad peavad vastama, et sellega tegeletakse väga ulatuslikult, et me peame vaatame seda, et tegelikult see autotööstuses on see juba väga oluliselt reguleeritud ja ühele eelnevale esinejale siis repliigiks või märkuseks, et kõik tänapäevased autod on juba ratastel arvutikeskused, millel on mitukümmend erinevat siis tarkvara põhjal töötavat juhtmoodulit peal ja kogu tarkvara maht autol on siin üle 150 miljoni rea koodi ehk siis ainuüksi tavaline auto rääkimata isejuhtivast on juba väga peen elektroonika ja tarkvara kombinatsioon. Selge, see oli siis Tallinna Tehnika Kõrgkooli autotehnika õppekava juht Henri Vennikas, kes rääkis. Aga anname edasi sõna nüüd kohe lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi esindajale Jaanus Selgele. No lennunduses on see ohutus eriline teema ja lennuohutus samas on tunduvalt suurem, kui on teede ohutus. Jaa, et lennunduses on seni keskendutud sellele, et ohutuse tagab inimene, et lennukis on koolitatud piloot, liiklusvoogusid juhivad lennujuhid, kes on koolitatud ja nüüd tehnoloogia arenguga tuleb kaasa mõlemalt poolt see, et nii lennukis läheb järjest rohkem rolli arvutitele kui ka lennujuhtimises, nende liiklusvoogude juhtimisele, et kui seni on pidanud lennujuht selle otsuse vastu võtma, et millal on piisav hajutus õhusõidukite vahel, millal suunata õhusõidukid mujale ja nii edasi, siis tänapäeval on see sama masinõppe targad lahendused ütlevad juba lennujuhile ette, et sa pead nii tegema. Inimese roll sinna jääb, aga järjest rohkem vastutust võetakse inimeselt ära. No me nägime Boeing Maxiga neid näiteid, kuidas lennuk hakkas ise juhtima ja toimusidki suured katastroofid. Ja seal oli tõepoolest, et seal oli mitmete asjaolude kokkulangemine, et esimene viga tehti Boeingu inseneride poolt, kus ühele andurile usaldati mitme erineva süsteemi juhtimine,
teine viga oli koolituste poole pealt, kus ei koolitatud piisavalt pilooti, et seesama vana hea Šveitsi juustumudel, et kui augud kokku sattuvad, et lennunduses on nii, et neid kihte peab vähemalt 5-6 tükki olema ja ilmselt seal siis kiirustati nende kihtide asetamisega. Lennundus laieneb nii kiiresti, piloote tuleb peale, piloodi eriala, ma just kuulsin, ei ole enam nii prestiižne, piloote lihtsalt on vaja nii palju, aga ikkagi see on hämmastav, et ühel elualal me usaldame üksikuid inimesi nii palju, terve lennuk istub ja teab, et see piloot viib meid õhku ja me jääme ellu. No tõepoolest, aga ka siin, kui me vaatame seda, et kõik me teame, et droonid on peale tulemas, väga populaarne fotodroonid, pakiveodroonid ja nii edasi, siis kui me võrdleme neid kahte nii-öelda tehnoloogiat, et klassikaline lennunduse arendus, kus sisepõlemismootorid põhinevad siiski ikkagi 50ndate tehnoloogial ja droonid on siis elektrimootoriga ja juhtimissüsteemid on arendatud nii, et klassikaline lennundus inimene juhib, arvuti aitab. Droonide puhul on siis see, et arvuti on see, kes saab inimeselt ainult sisendit natukene. Et lähitulevik ilmselt toob selle, et see droonide baasil või nii-öelda mehitamata lennunduse tehnoloogia saavutab võidukäigu ja tulevik on siis see, et see kandub üle ka klassikalisse lennundusse. Janek Lupin, te olete liiklusõnnetusi uurinud. Kui lennunduses toimub õnnetus, siis räägib sellest väga suur osa rahvusvahelisest meediast, see on suur teema. Aga tänavatel me kuidagi aktsepteerime seda, et on surmaga lõppevad õnnetused jätkuvalt. Et tehnoloogia on küll arenenud, aga need õnnetused on osaks liiklusest. Ja, ütleme, liikluse poole pealt on need juhtumid võrreldes lennundusega hajutatumad ja see tragöödia tegelikult puudutab võib-olla väiksemat gruppi inimesi nii teravalt, sõltub inimeste empaatiavõimest. Aga liikluse poole pealt me oleme ühiskonnana tegelikult leppinud kokku teatud riskides, me oleme kokku leppinud ka teatud kahjudes. Ja võib-olla on ka praegu kätte jõudnud see aeg, kus me peaksime nendele riskidele ja nendele kokkulepetele teise pilguga vaatama. Ma hetkeks katkestan, milles me siis kokku oleme leppinud, et inimesi surebki? Näiteks tehnoloogia poole pealt me oleme kokku leppinud, et tänapäeva sõiduautod on ohutud ja on katsetatud näiteks kokkupõrke kiirusteni kuni 55 kilomeetrit tunnis. 2 sõidukit kiirusega 55 kilomeetrit tunnis põrkavad üksteisega kokku laupkokkupõrkes ja sõidukis on võimalik ellu jääda ja sõidukid katsetatakse sellistes tingimustes. Aga me liigume maantee peal üksteise poole kiirusega 90 kilomeetrit tunnis ja meie elu sõltub tegelikult sellest, et kas me ei tee mingisugust viga. Ja tavapäraselt minu selline kogemus on näidanud, et enamus liiklusõnnetusi kulmineeruvad kokkupõrkeks ainult 3 sekundiga. See on 3 sekundit, situatsioon hakkab arenema vales suunas, siis teadvustatakse see ja 1 sekund on jäänud veel selleks, et kas saab midagi teha või mitte, kas seda teeb tehnoloogia või teeb seda inimene. Ja teine pool on siis puhas emotsionaalne taustsüsteem ka, sest me oleme inimesed, me oleme selle süsteemi üks väga oluline osa, et kui panna kokku, nagu see Šveitsi juustu näide, liikluse mõttes meil piisab isegi 3-4 faktorist, ei ole vaja 5-6 faktorit, et panna kokku näiteks emotsionaalselt hoolimatus hoiakus olev juht, ükskõik mis taustsüsteem ta sellesse viinud on, me võime kõik selles olukorras olla ühel või teisel hetkel ja siis näiteks sellises aktiivses lihtsameelsuses olev juht, kes võib-olla on teatud viisil statist või ta teeb midagi ootamatut või mitte tavapärast, on ju nii. Siis need 2 inimest panna kokku erinevates sõidukis ja tuua juurde 3. faktor, kas see on siis nähtavus, mingi tehnoseisund, tee osas või midagi sellist ja me oleme plahvatusohtliku segu kokku saanud. Sest sõidukid on meil tegelikult energia mõttes ju energiapommid, me peame teadvustama, me sõidame väga suurte koguste kilotšaulidega ringi ja kui me oleme auto liikuma pannud, siis need kilotšaulid on meil aktiveeritud. Ehk siis kineetiline energia on meil aktiivselt valmis, nii et kas me rahustame ta maha, ehk siis põhimõtteliselt viime auto ühest punktist teise või me realiseerime selle millegiks ootamatuks plahvatuseks, on ju, nagu kokkupõrge. Ehk siis see on meie praegune hetk, et kas me aktsepteerime, oleme ühiskonnana kokku leppinud ja aktsepteerime seda, et me sõidame maantee peal üksteise poole sõidukitega, kus me ei tohi eksida. Olles inimesed, me ei tohi eksida. Kui me eksime, siis kokkupõrke vältimise võimalus on puhas juhus.
et kas me oleme sellega nõus või ei ole nõus, kas me teeme kõik teed niimoodi, et me kui sõidame kiiresti, siis me peab olema kanaliseeritud ja nii edasi. Vot need on need kokkulepped, mida me peame tegelikult edaspidi arvestama, sest need kokkulepped on tehtud tegelikult autotööstuse sünni ajal, et me sõidame ühel teel üksteise poole sellise väikese küljevahega. See on see minu sõnum. No siit saame ilusti jätkata. Tauri Tuvikene linnauuringutes. Kui palju teie seda kokkulepet silmas peate ja meenutate, et ongi kokkulepped, mingisugused asjad võivad olla ohtlikud ja inimesi võib ka surra? Nojah, siin on see väljakutse, et ohutu kellele alati, et kui me, praegu me räägime enne kõike ka ikkagi ohutusest, eks ole, autos istujale, et kui me räägime linnaruumist, me räägime ka ohutusest kõigile, kes seal autode ümber on. Ehk siis kui vaatata sellist autode reguleerimise ajalugu, siis ütleme, esimesed regulatsioonid puudutasid autosid endeid ainult, et keegi jalakäijatega esialgu tegelema ei hakanud, kui regulatsioonid tihenesid ja kasvasid, siis hakati ka juba jalakäijaid reguleerima, et alguses nagu reguleeriti ainult seda uut tänavale sisenenud masinat. Aga see küsimus, et esiteks see, et kas me tagame tehnoloogilise arenguga ohutuse ka väljapoole autot, see on üks küsimus. Ja teine on see, et mis veel võib juhtuda, eks ole, kui me hakkame kanaliseerima autosid, siis tegelikult, kui me räägime keskkondadest nagu linnaruum, meil on oht kaotada ära ka muud väärtused, mis tänavaruumis on. Kui me räägime tänavast, me räägime ka kohast, kus inimesed liiguvad omadel soovidel, teinekord vales kohas üle tee ja see on tegelikult okei. Tegelikult, kui me tahame luua nagu sellist inimsõbralikku linnaruumi, siis need on nagu sellise käitumisviisi, mida me tegelikult peame nagu linnas aktsepteerima. Et kui me viime selle regulatsiooni astme nagu selleni, et me hakkame jalakäijad näiteks sealt välja tõrjuma, ma ei tea, barjääride abil või mingite muude meetodite, kes me tegelikult nagu kahandame sellist ruumi meeldivust. Ja ütleme praegu, kui rääkida tehnoloogia arengust veel, et me räägime siin isejuhtivatest sõidukidest samamoodi, et eks see väljakutse just nagu sellises linnaruumis on tegelikult nagu tohutu, et just nagu saada hakkama sellega, et inimesed käituvad ootamatult. Ja selles osas mul on tunne veel, et tegelikult selline tehnoloogiline areng ei ole veel päris nagu jõudnud, et selles mõttes see sõiduk tänavaruumis on midagi muud kui lennuk, eks ole, kus sellist ootamatuid situatsioone on mõnevõrra vähem, eks ole, et inimesed satuvad sinna, inimesed on erinevad, mõni on ratastoolis, mõni mõtte, mõni on kiiresti kõndimine aeglaselt ja nii edasi, et ma arvan, et ma tooks selle perspektiivi ka siia juurde veel. Ja inimene, kes linnaruumis liigub, on ju ka muude tehnoloogiliste revolutsioonide nii-öelda tarbija. Kõigil on meil ju telefonid käes. Ei ole enam seda, et me keskendume ainult liiklusele ja autole. Ka autojuhid, on küll reeglid, et telefoni ei tohi kasutada, aga kasutatakse siis peas olevaid vahendeid, mis ka tähelepanu viib ära. Kusjuures selle mobiiltelefoniga on huvitav see, et kui vaadata ka ajalugu, siis tegelikult kunagi oli probleem, et inimesed lugesid ajalehte tänava peal. Et tegelikult mõnes mõttes see probleem on tegelikult palju pikem ajalooga, kui me oleme ise mõtleme praegu, jah, aga absoluutselt. Aga räägime konkreetselt ka Bolti näitel. Teie tegelete selle teemaga kultuur ja liikluskultuur ja ohutus päris aktiivselt firmas. Rääkige natuke. Ja, üldiselt me näeme, et turvalisus liikluses on laias laastus põhineb kolmel sambal. Üks on taristu, mis kindlasti seab füüsilised parameetrid, ruumi, kus ja kuidas liigeldakse ja kes kuidas liikleb. Teine on tehnoloogia, millest on täna väga palju juttu või põhiliselt juttu olnud. Ja kolmas ongi kultuur, et lõpuks, kuidas inimesed selles ruumis siis milliseid valikuid teevad. Et sõidukiiruse valikust algab, et me võime kokku leppida, et kiiruse piirang on X, aga kui standard on +10, siis liiklusvoog liigub +10. Et see on reaalsus, et see kultuur on meie kõigi ühine kokkulepe ja selle muutmine käib ka samamoodi ajas läbi võib-olla väikeste tehnoloogiliste müksamiste, läbi võib-olla taristu müksamiste, inimesed muutuvad, meie ettevõttena saame ka näiteks läbi võib-olla sellise järgmise sõidu soodustuse või mõne muu sellise väikse finantsilise insentiivi mõjutada inimeste käitumist ja kõik see kokku siis on see, mis moodustab selle pildi. Muidu vastus sellele küsimusele, et rohkem tehnoloogiat, rohkem ohutust, siis jah,
on. Ja ma arvan, see üldpilt on, see võtab hästi kokku selle üks hästi siin varem kõlanud näide, see Kristiine ristmiku ületamisest, mis võtab kauem aega kui see maksu deklareerimine meil Eestis, me kõik teame, et enne kui internet Eestisse jõudis, oli küberkuritegevus 0. Aga ometigi on see objektiivselt hea asi, et tehnoloogia on objektiivselt hea asi ja loob meile väga palju võimalusi, säästab meile riigieelarveliselt umbes ühe kaitseväe jagu SKP-d aastas, loob väga palju lisandväärtust ühiskonnale. Et see ongi see oluline asi siin, et sageli, kui me nende teemadega tegeleme, siis nagu ikka haaver näeb naela, aga peab seda meeles pidama, et ei tohi ka innovatsiooni tappa, tuleb võimaldada valdkonnal areneda. Eesti on selles osas suhteliselt tubli, aga loomulikult peame võtma vastutuse, et neid olulisi teemasid nagu ohutus siis tõsta. Aga toome nüüd konkreetselt ikkagi teie firma näite. Te tegelikult ei palka neid autojuhte, te oletegi infovahetusfirma, te ju tegelikult pakute selle platvormi, selle turu, kus ostja ja müüja siis kokku tulevad. Kuidas te tagate, et need ostjad ja müüjad siis jälgiksid neid ohutusreegleid? No seal on, see küsimus oli siis sõidujagamise fookusega, et seal on tõepoolest, sellel teenusel oleme meie väga selgelt õigusruumist tulenevalt ennastki piiranud platvormiks, me ei saa minna reguleerima juhi kiirust või midagi muud, sest et see on paremal juhul juba tööandja ülesanne. Ehk siis meil on väga piiratud see, mis on üldse võimalik teha. Samamoodi meil ei ole õigust öelda kliendile, et ta peaks panema, ma ei tea, mütsi pähe, et ei ole võimalik, et 2 eraisikut teevad või üks on ettevõtte, OÜ ostab teisele teenust, nii see käib. Kui me räägime Bolt Drive'ist, mida on siin sümpaatselt palju kõlanud täna, kusjuures tulin ise ka Bolt Drive'iga, siis see on jällegi teine asi, et seal on meil võimalik samamoodi ainuüksi väljapoole suunatud kaamera paigaldamine autosse on parandanud liikluskäitumist oluliselt, et sellised väikesed asjad, mis annavad väga suurt mõju ja võib-olla sageli isegi see klient sel hetkel ei mõtlegi, kuidas see asi tema käitumist mõjutab, ometigi ta on siis selle võrra parem liikleja liikluses. Küsimusi saab ka küsida, palun. Sealt on kohe üks küsimus. Ma ei tea, saate äkki mikrofoni anda, et siis kuulevad ka meie veebivaatajad küsimust. Kui me räägime liiklusohutusest tänaval, siis üks tuline teema on elektritõuksid. Et võib-olla küsimus ka Boltile, et siin valitsus tahab reguleerida ja anda rohkem õigusi kohalike omavalitsustele seda valdkonda reguleerida. Et kas te pooldate seda või peaks see käima kuidagi nagu ikkagi hea tahte ja kokkulepete alustel? Ja mida üldse Bolt praegu selle nimel teeb? Palju küsimusi. Laias laastus on niimoodi, et kui omavalitsus või miks mitte keegi teist siin saalis näeb, et kuskil on mingi koht, kus pargitakse tõukerattaid ja seda ei peaks seal olema, siis kui te annate meile teada, see koht on tõesti objektiivselt nagu loogiline, et see on vale koht, siis tunni aja pärast seal enam ei saa parkida tõukerattaid. Et selleks, et me korrastaksime, ise käituksime õigesti, meil ei ole vaja regulatsiooni, see ei tähenda, et regulatsioon on kuidagi halb või me sellele vastu oleme midagi sellist. Jumal temaga, palju parem ongi, et meil on turul ka konkurente, kes teevad võib-olla teisi valikuid ja selline asi, regulatsioon võiks korrastada võib-olla kogu turgu. Meie tahamegi võtta vastutust, et parandada siis seda valdkonda, kus me tegutseme nii palju, kui me saame. Me oleme nii suur tegija, et me peame võtma vastutuse. Me ei saa öelda kellegi teise mure või me ei tohiks öelda kellegi teise mure. See on meie mure. Võib-olla ma tohin käes on mikrofoni. Siis saab kasutada. Ma võin rääkida. Et kahele punkt, võib-olla me natuke juba eemalasid sellest, aga püsime veel nagu teemas, et üks on see, et kõigepealt, et Bolt, kui vaadata nagu Euroopa õigus või muutuvat õigust, siis tegelikult on see ei ole lihtsalt platvorm, vaid tegelikult nagu ikkagi teenuse pakkuja, et kui vaadata nagu seda trendi, kuidas Euroopas on hakatud tõlgendama seda laadi firmasid. Aga teine, mida ma tahaks tegelikult rohkem nagu puudutada, on sellised tõukerataste trendid, et tegelikult on ikkagi suund ka sinnapoole tõesti, et järjest rohkem neid ka Euroopa linnades reguleeritakse.
ja ka piiratakse. Ehk siis selles mõttes, kui me räägime tehnoloogiast nagu laiemalt, siis see tõukeratas on tegelikult toonud nagu probleemi meile tänavaruumi, ta on midagi arendanud, ta on samas ka mingeid asju piiranud, eks paljud kasutused on ka need, mida muidu tehti ühistranspordiga, ehk siis nagu ta võtab neid kasutusi ära, aga probleemid on just see, et nagu ohutuse küsimus ja parkimine, eks ole, ja siin on nagu sellised kiirusepiirangud ja nagu konkreetsed parkimiskohad, mis on ette nähtud. Et tegelikult selline areng on ikkagi Euroopas, ma pigem ütleks, et juba isegi valdav nagu arengusuunana. Kui tohib vastata sellele, siis ma pigem ütleks, et tõukeratas on toonud meie linnaruumi lahenduse. Sest et me oleme täna rääkinud hästi palju siin isejuhtivast autost ja sellest tulevikust, kui palju maksab üks isejuhtiv auto. Kui me võtamegi täna, et Bolt Drive'i näitel keskmine auto kuskil 20 000 eurot, paneme sinna juurde elektrilise aku, mis tõstab veelgi hinda, paneme isejuhtimisvõimekus ja kõik muud. Ehk siis ühiku hind on päris kõrge. Elektriline tõukeratas on üks kõige soodsamaid linnalise liikuvuse viisi, mis on kätte saadav oma madala hinna tõttu praktiliselt kõigile. Ja kui me räägime kunagi ette vaadates, tehnoloogia areneb, autod arenevad, aga arenevad ka samamoodi elektrilised tõukerattad, siis just nimelt selle soodsa kättesaadava transpordi ja tulevikus isejuhtiva transpordi jaoks infrastruktuuri loomine, keskkonna loomine on kindlasti mõistlik viis, kuhu linnad peaksid liikuma, mitte see viis, kuhu piirame ja siis las rikkad ostavad omale 50 000 eurost mingisuguse väga moodsa, turvalise, ohuta asja ja siis teised püüdku toime tulla. Et see kindlasti ei ole ka nagu parim tee, kus linnad võiksid liikuda. Henri Vennikas, te õpetate autotehnikat siin tehnika kõrgkoolis. Kui me räägime nüüd sellest, et auto muutub nii targaks, siis juht ühel hetkel otsustabki, et auto on juba nii tark, et ma lähengi, istun seal sees, auto teeb kõik ise ära. Kui palju kuidagi tuleb ümber mõtestada ka see, et mis on see juhi roll siis, kui me räägime, et autod hakkavad võtma juhilt palju ülesandeid ära. Ühel hetkel juht ütleb, et aga see auto otsustas niimoodi. Kui te auto teemadel õpetate inimesi tulevikku vaatate, siis kuidas te seda teemat käsitleksite? Jaa, see on üks meie õppetöö osa. Meid täna vaatavad siin ka meie 3.-4. kursuse autotehnika üliõpilased, kellega me täpselt neid samu teemasid arutame ja see on hästi aktuaalne. Teeme siis siin palju erinevaid koolitusi erinevatele sihtrühmadele, siis me ka alati arutame neid samu asju ja need arutelud alati kipuvad olema inimese nägemusest tulenevalt, et kuidas tema tunnetab seda tehnoloogiat või kui sügav nagu vaade tal on sellesse tehnoloogiasse sisse ja tihti see vaade on suhteliselt pinnapealne, teatakse mõndasid näiteid, mida on kuskilt toodud kas televisioonis või mõnes muus kokkupuutepunktis ja üks selline hästi utreeritud näide alati on siis trammi näide või rongi näide, kuidas on, et kui inimesed on nii-öelda ühe raja peal on mitu inimest või teise raja peal on üks inimene, aga sinu kõige parim sõber ja sul on võimalus kangiga liigutada, et kummale tramm otsa sõidab, eks ju, et kas sa säästad mitu või säästad ühe kalli, eks ju. Et sellist näidet tuuakse, seda küsitakse isejuhtivate autode kohta ka. Ja ma olen küsinud seda ka põhikooli lastelt, kus alati tulevad kõige paremad vastused üldse, aga küsimus seisneb selles, et kui isejuhtival autol on valida, kas ta sõidab otsa jalakäijale või ta sõidab vastu seina, et kumma valiku ta teeb, eks ju. Ja see, kui mina seda küsin, ma tegelikult meelega küsin seda küsimust, et viia inimesed sellele mõtterajale, mida serveeritakse laias pildis, aga ma väidan, alati hiljem ma täpsustan selle ära ka, et see on juba eos valesti küsitud küsimus, sest enamus liiklusõnnetusi põhjustavad inimesed, 95% on toodud välja selline number ja see isejuhtiv auto väga suure tõenäosusega ei satu üldse sellesse olukorda, kus ta peab seda valikut tegema. Ehk see tehnoloogia, mis meie auto ümber vaatab 360 kraadi, ei väsi. Ta pidevalt kontrollib mitukümmend korda sekundis siis kaamerapildi, radari ja muude andurite tuvastusega, et mis auto ümber toimub ja õpetatud masinõppe algoritmid õpivad pidevalt, uuenevad ja arenevad igapäevaselt. Inimene kas ta nüüd juhtimisharjumus igapäevaselt uuendab, ma ei tea, aga tarkvara uuendused tulevad üle õhu autosse ja homme on auto juba parem juht, kui ta oli eile. Et see on nagu selline muutus, mida me saame järgnevate aastate jooksul väga tugevalt õppida inimkonnana, et kuidas see uus auto hakkab käituma või arenema meie kõrval võib-olla
aga inimfaktor jääb ka ja me ei tohi seda unustada, et meil on ka mingi roll seal. Kindlasti. Inimene jääb sinna auto juurde, aga mis puudutab siis seda sõiduki otsuste tegemist inimese eest, siis see on väga selgesti reguleeritud ja siin ei ole küsimust. Kui see sõiduk ei ole autonoomne, siis nende tasemete liigituste järgi, eks ju, autonoomne sõiduk, siis vastutab alati inimene selle eest ja kui me kasutame juhiabisüsteeme, siis juhiabisüsteemid ei ole kunagi üle võimendatud inimesest, et inimesel on alati võimalus juhtida autot ja kohustus juhtida autot, kui olukord seda nõuab. Ehk siis see on sama, jälle hästi lihtne näide, me ei anna kunagi autole vastutust üle, kui me kasutame püsikiirushoidjat. Me oleme kõik kasutanud püsikiirushoidjat autos, selles ei ole küsimust. Aga me ei sõida ees olevale autole otsa, sellepärast, et me kasutasime püsikiirushoidjat. Me ikkagi ju vajadusele siis reguleerime piduri või mõne muu sõidumanöövriga, et me ei anna autole vastutust ära, kui me oleme roolis. Juhul, kui tegemist ei ole regulatsiooni poolt määratud autonoomse autoga, aga siis meil ei ole ka enam vastutust. Siis inimene ei pea enam olema selles ahelas sees juhina. Jaanus, kui räägida sellest, et tänavatele tulevad lendavad taksod ja siis korraga on meil ka lennumasinaid niivõrd palju. Kas lennuliiklus hakkab koordineerima neid uusi lendavaid, väikseid distantse läbivaid lennuvahendeid või hakkab seda liiklusteenistus? Siin on ka palju segadust. Ja siin on regulatsioonid väljaarendamisega. Üldiselt on tõepoolest, et mehitamata lennundus on lennuliiklusteeninduse aktsiatsi üks suund, mida arendatakse selleks nii-öelda on väljatöötamisel vastavad tehnoloogiad. Ja droonid Tallinnas näiteks, teil on pilt silme ees, mis teie firmal? Meil on tekkimas see pilt ja meie esmane roll on tegelikult tagada see, et need samad droonid ei satuks mehitatud õhusõidukitele ette, et nad ei segaks seda liiklust. Sealt edasi need droonid ise, nende juhtimine käib pisut teistmoodi kui klassikaliste õhusõidukite, et need tarkvarad, mis seal kasutusel on, et seal on juba automaatsed hajutused ja nii edasi. Aga kui tulla nüüd tagasi selle ohutuse teema juurde, siis lennunduses on ohutus seotud ohutuskultuuriga ja ohutuskultuuri üks osa on raporteerimine vigadest. Ja siin ma näen küll, et tehnoloogia võimaldab meile märksa paremad raporteerimised ehk siis need samad sensorid, need samad tuvastused, et kui juht teeb vea, keerab teisele sõidukile sõiduraja peal ette, siis reeglina ta ju ei raporteeri liikluses, aga kui seda teeb mehitamata autonoomne sõiduk, siis kui see on talle programmeeritud sisse, siis ta raporteerib ja nendest vigadest on võimalik õppida ja kui see data nii-öelda liigub kuhugi tsentraalselt, siis me leiame need kitsaskohad kiiremini üles ja seeläbi on siis see tehnoloogia ohutu. Ja viimase sõna annaksin selles paneelis, Jaanek, teile. No kas see tehnoloogia siis ikkagi viib meid maailmani, kus liiklusõnnetuste arv on praktiliselt viidud miinimumini? Et minu visioon sellest asjast on selline, et me oleme jõudnud praegu sellisesse hetke, kus me peame ennast kui juhti ja kokkulepped enda suhtes muutma. Ehk siis kui me lepime praegu kokku sellega, et me oleme leppinud sellega, et me oleme kunagi nooruses teinud ühe näidiskava sõidueksamil, näidiskava. Ja me lepime sellega, et me nägemine eristab hea valguse puhul mingit objekti mingil kaugusel ja me teeme rohelisel ja punasel tuled vahet. Ja see on kõik ja me oleme elu lõpuni nagu juhid. Tegelikult see asi tänapäeva maailmas see kokkulepe ei sobi. Me inimesena muutume, meie omadused muutuvad ja see tähendab siis seda, et kui me tahame liikuda sellise nullvisiooni poole, et keegi liikluses ei hukku, siis me peame tooma tehnoloogia inimesele hästi lähedale. See tähendab, et see muutub personaalseks. Ehk siis me ei ole välistatud see, et peaks hakkama ümber vaatama kokkulepped, et mingid süsteemid, kas need on lihtsalt telefonid või asjad, jälgivad teid kui liiklejad, kui juhti, mis otsuseid te võtate vastu, missugused eksimusi te teete, mis on nendest ohtlikud, missugused mitte, kuidas anda sellest tagasisidet teile kui juhile, kas te õpite nendest vigadest või mitte. Kui te ei õpi nendest vigadest, süsteem võtab automaatselt teil sõidukiiruse maha. Te ei saa sõita sellise kaaluvõimsuse suhtega autoga ja nii edasi, sest te ei ole pädev. Te emotsioonid käivad seinast seina, te võtate vastu riskeerivaid otsuseid. Teie kindlustusmaksed lähevad lakke ära, kui te jätkate. Kui te muutute oma käitumisel stabiilsemaks,
siis saate võtta ka suuremat vastutust ja nii edasi. Me peame olema valmis selleks, et me ei saa ainult rääkida, et auto peab olema tark, me peame ise isiksusena arenema ja olema valmis ka osa enda vastutusest viima süsteemidele, mis on täiuslikumad kui meie ise. Kui meie ise ei suuda oma emotsioone juhtides, me peame selle juhtimise välja edasi andma mingile süsteemile. Kui me ikka ei usalda, siis me ei saa seda vastutust võtta. See on minu sõnum. Ja selle sõnumiga lõpetame. Kahjuks näitab meil aeg siin 0000. Paneel on lõppenud. Aitäh teile ja teeme jälle kiire vahetuse laval.